Video go! No nii, üks video tehtud, võtame siis teise ka kohe otsa. Alustame kohe järgmisega. Nagu liini pealt niimoodi, laks. Meil on juba nagu see production company niimoodi, et üks lõpeb, järgmine algab. Kuulge, aga Speeders 2024 siis hakkab nüüd sõiduvideo hakkab pihta. Ühepäevane üritus, hommikul me juba eelmine õhtu pakkisime oma boksi laiali. Siin on mõned uuendused, varsti näitame neid uuendusi ka. No, see vist jää peale praegu. See vist praegu jää peale. Peab ikka käe pealt tegema. Nii palju on vaja näidata. Panen selle ära. Korralik pea keerutus. Kosmoses. Vaatajad on kosmoses. Jah. Et siis. Nii. Mertsi laud. Sinu kätetöö praktiliselt. Kuule jah, ma mõtlesin, et meil see Mertsi teema on nii kuidagi soiku jäänud. Kuna tegelikult võistlustel käib päris palju fänne läbi, kes on nagu huvitatud asjadest, siis mõtlesime, et paneme väikese väljapaneku. Ja see väljapanek on siis, hakkab meiega kogu aeg kaasas käima. Mis meil on siis? Pusad, uue disainiga, vana disainiga, mõned on ka veel alles. Ja särgid uue disainiga. Särgid, värgid. Siis on meil siin käpid. Näe, mul on omalgi peas üks. Siin on siuke küte on praegu peal, et ilma mütsita ei üldse hakkama. Kohe kõrbeb ära. Ja siis on meil siin kabaga tass. Hea garaaži või siis hommikul kohvi juua, vahet ei ole. Jah. Ja kleepsud ka, kes tuleb siis ostab meil natukene Mertsi või midagi koha pealt, saab siis kohe kleepsuga kaasa. Ja kui võistlusele ei jõua, siis tegelikult e-poes saab ka osta kogu seda kraami, mis meil siin väljas on. Aga noh, äkki siin läheb mingi, ma ei tea, läheb ilmpilv või hakkab külm, siis on hea tulla kohe pusa võtta või lisasärk peale või mida iganes nagu. Valik on kohe olemas. Ladu on ka olemas nagu. Ja, laoseis on olemas. Jah, siit riiuli pealt stange pealt midagi otsa saab, et siis laoseis on ka kaasas ikka meil. Ladu on niiskeks läinud, ma vaatan. Ladu on niiskeks läinud või? Ai, siis me pea lahti võtma selle kaane. Nii. Kuule, mida on autod? Mõlemad autod on saanud vahepeal väikese uuenduse. Uued väljad. Nii, siin on uued väljad, päris suured, ütleme niimoodi. Siuke visuaalselt suht maksimum, mis Mersule läheb. No. Rändasid nad ühest boksist teise, Ivari käest tulid ja Mersu alla jõudsid. Seal all on siis minu huuserid, endised koos välgedega. Selle auto all ennem olid siis need väljad, mis rändasid Mersu alla. Ja minul on ainuke, kes uued hästi. Siis täitsa uued, et kuna ma olen siin esimest etapist saati kurtnud, et kurat pidamist ei ole, ikka jube libe on ja jama on ja vastased on paremad ja nii edasi, et siis tegime siukest trikki, et kui sa tuled vaatad, siis ees on meil siis 225 ja kui me lähme taha, siis siin on meil 255. Ja leidsin siis selle tire size kalkulaatoriga, leidsin siis siukse suuruse, millel siis refi diameeter jääb põhimõtteliselt täpselt samaks, et me räägime siin mingi 0,1% erinevusest, aga laius on siis oluliselt laiem. Ja kuna kupeel taga õnneks on nii piisavalt ruumi, et saab laia refi ja laia välja panna ilma mitte mingi probleemita ja kui keegi hakkab vaatama, et kas käib koopasse, ei käi koopasse, olen proovinud juba mitu korda, võib mulje jääda, et äkki käib, aga see on nii perfect fit siia auto alla, kui üldse vähegi olla saab. Ja ühe korra käisin siis tänavale proovimas ja tuli siiamaani parim 1/8 aeg, mis ma veel selle autoga sõitnud olen. Siin me arvame, et enam seda nägema ei hakka, sest et see pinnas on ikka super libe siin. Nagu pidamine ei ole lihtsalt siin pidamist, aga eks te seda näete juba mõne hetke pärast, kui ma siin sõitma hakkame. Üks asi, mis ma tähele panin, mõlemal on tegelikult 255 on ju? Jah. Aga Pilot Sport, mis sul on Cup 2 või? Cup 2, jah. On reaalselt sentimeeter rohkem seda kontaktpinda, kui on Falconil sama mõõdu juures. Huvitav teada, ei teadnud varem. Aga sul on ka nagu fitment on ikka väga hea ja kuskilt vastu ei käi, noh. Et ees tegid vaat selle väikese moodi ka, ma ei tea, kas näitasid juba vist seda, vist näitasid, jah? Ma ei tea, vist näitasin, jah. Kuskil me vaatasime. Tiiva ots sai natuke välja toodud. Jah, kutsika AMG mood või? Jah. Vot, siuksed on siis autod uuendused, muidu autod kõik terved, ühtegi probleemi ei ole ja lähme lihtsalt sõitma. Vaatame, mis saama hakkab, kuidas meil pidamine on, et iga aasta on siin kõige libedam etapp, nagu pika puuga kõige libedam etapp siin, et eks siin natuke uisutamine on, aga anname endast parima ja paneme hullu siis. Aga telgiakreid, Karl, sinu etteaste? No, siia sai naabrimest tõi meile mingid pulgad. Tegelikult need olid vist mingi 3 jalad või? Need olid kõlarite 3 jalad, suurte need biokõlarite 3 jalad. Jah, need pularid käivad lõks otsa. Aga meil neid vaja ei olnud, aga siis me vaatasime, et kurat, meil oleks täpselt hea siia see katsualune vaata. Et mõlemale poole ja läksid sinna üles selle bussi katuseraamid kinnitaste külge. Ma ei tea, kas sa saad siit näha? Piilu siia alla. Oota, pöörama natukene. Jep, on näha ilusti. Põhimõtteliselt niimoodi keerad risti
läheb see peale ja siis keerad niisuguse asendisse nagu praegu on ja siis ta jääb see kinni. Ja siis ta toetab telki. Esiteks, mis eelmine kord oli probleem, et kui me panime samamoodi ja tõmbasid vaata rihmaga üle katuse, tõmbasid selle pingesse, siis ta hakkas telk siia poole vedama. Ja sellepärast need postid siia vahele saigi pandud, et siis ta ei saa vedada. Ta ei saa vedada telki ja hoiab seda pingul kohe. Ja jumala stabiilne on ja tegelikult see on täpselt hea siin siukene selle päikesevari, sest et ega päike kütab jõhkralt kuumalt ja on hea, mida rohkem varju meil siin on, seda parem on olla omalna. Ja nagu ikka, joogid külmas, Fredis meil siin. Ilma selleta juba ei oskakski olla enam, et külma jooki ei saa võtta. Ja nii me siis oleme. Ma arvan, et juba siis järgmises klipis oleme rajal või? Ma arvan küll, ega siin meil midagi väga teha ei ole. Meil need autod juba valmis kõik pandud. Tehniliselt saime ilusti läbi, mingit probleeme ei olnud. Nagu põhimõtteliselt rehvi rõhud kontrollime üle. Väga õige. Jah, rehvi rõhud ja siis hakkame autosse vahendama ja juba varsti sõidame siis. Just, davai. Näeme. Vot siis selline asi. Vot siis selline asi. No neid vanade mesode maale toojad on meil kuidagi siginenud see aasta ja on ju kõik. On tulnud küll. Ja seda on äge vaadata. Kõike muud kui sellise sõiduga tegu. Jõudu on, aga libe on. Vaatame, mis meil ajad ka tulevad. No sinna 13 kanti ma arvan tulevad. 15.1 vadak, no see ongi see, et siin ei, kui me vaatame lõppkiirust, no selline. Speedis 2024, vali 1, nagu ikka, 10-9 meil ette pandud, alla selle ei tohiks sõita. Muud ei olegi öelda, rada on väga libe siin, et see on kõige libedam rada, mis meil üldse hooajal valikus on. Aga proovime anda oma parima, nüüd meil on siis natukene laiem rehv on taga all, et äkki see natukene aitab. Kuigi täit potentsiaali siin sellest kindlasti välja ei tule võtta praegu, või noh, ei saa võtta. Aga vaatame, mis me teha saame. Nüüd on meil Tanel Fast kodus on vasakul rajal ja Karl Johannes Villik paremul rajal. See on mõnus film. Ma ei teadnud, et sulle midagi sellist ka meeldib. Ei, ma suurest see Z500 mulle on aina rohkem meeldib aastat. Ägedalt putukas. Mai BMW 3, kõigil on mingid numbrid tekkinud. Mul on oma arvamus sellest. No. See kannata mikri kriitika.
lõhki. Nüüd tuli kas ideaalne või läks lõhki, 2 varianti. Nii. 858, 60 jalga 188 sobib. Ja 1082 lõhki. Seda ma arvasin. No, mis jama on, Karl? Ega ma ei tea ostad. Ei leidnud jama üles või? Ma ei tea, võtsin pasuna need otsad lihtsalt lahti. Ma ei tea, kuskilt midagi käib tagurpidi. Ega ma ei üles otsast ei leidnud. Line-upis oli päris hea, kuradi vend on närvis, signaalitab, noh. Kuskilt sai mass ja selle rooli juhe sai kokku sul või? Kus see peaks saama või? Ei, visuaalselt nagu ei tundnud, et oleks. Okei. Ma ei tea, võib-olla ta läks kuumaks seal all, see aju ise või? Jaa, jah. Ma ei kujuta ette. Siin ei tundu midagi valesti olevat otseselt. Ei, ma lihtsalt võtsin need pasunotsad võtsin lahti täiesti, teipisin ära. Näis. Ta nagu, tegin proovisõitu, siis jälle töötas. Siis lamp peaks jälle jebima. Okei. Praegu nagu koha peal proovides nagu töötab. Manuaali peale läheb. Käike vahetab. Kahtlane. Peabki niimoodi vahetama tagasi alla ise. Vahetab ise alla tagasi. Kahtlane. Okei. Aga räägi siis kvaliteest praegu. Kiire ülevaade. Midagi head ei ole olnud ju. Midagi head ei ole vist kokku võtnud, nagu ise olete näinud videotest praegu. Et libe on üldiselt. Nüüd viimasel sõidul ma ei saanud normaalselt ära koha pealt, siis ma läksin automaadiga ära, ta vahetas ise kohe peale starti teise peale. Ja siis edasi läks nagu isegi liiklus veits. Aga ma isegi tegelikult ausalt öeldes ma ei ole vaadanud oma viimast timeslipi, ma ei oska öelda. Ma tean 14.8 midagi oli. Ülejäänud asju ma isegi ei oska kommenteerida. Et aga praegu on kokku tagasi ja loodame parimat. Mul siis esimene kalliring oli ilmselgelt jõudu liiga palju. Jälle enne 60 jalga käis mootor 2 korda piirajasse. Sellega 6 kadus ära, kuna piirajad tuli vastu. Ja siis nüüd võtsime tugevalt jälle jõudu maha ja praegu tuli siis 60 jalga 182 midagi taolist, mis ei ole nagu kõige hullem, pole kõige parem. Ja lõpus nagu tagumiku düno ei öelnud, et oleks nagu nii kiire, aga lasin ikkagi maha, päris korralikult pidurit ei vajutanud ja tuli 10.82. Aga kõige kiirem, mis keegi minu klassis sõitnud on praegu ja siis viimane, kes minu klassis praegu veel sõitis kvali, pani siis 10.97 pani ette niimoodi, et ma kukkusin siis oma selle 11.10-ga, mis mul esimeses ringis tuli, kukkusin teiseks põhimõtteliselt, et praegu olen teist kohta, loodan äkki saab ühe tiiru veel, et siis ma arvan, et ma suudan selle 10.9 ära ajastada, Ja ega midagi ei olegi, praegu siis siukene kokkuvõte ja ma ei tea, lähme siis sõidame edasi või? Äkki saab ühe kvaliringi veel või? Mis meil muud üle? Riitklassi autod 13.9 indeksiga. Need on tegelikult, sellepärast on klassinimi ka Street on, et ta ongi täielikult tänavaklassi auto. Loomulikult kapoti alt ka. Vaata seda kuskilt. Samamoodi ilusti säilitanud oma selle disaini, mis on kunagi oli ja ei ole midagi üleliigselt tehtud juurde. Jaa, et teine on lõppi. Oi, Tanel Päst Kodusaar, jah. Et muidu ma lihtsalt tahaks öelda, kellele see must muna siin nagu ei meeldi, siis Taneli meeskond palus edasi öelda, et neil on võimalik nagu teda toedata, et mis on lõpuni välja käinud välimuselt ja loomulikult kapoti alt ka. Vaata seda kuskilt, samamoodi ilusti säilitanud oma
tegema nagu tahetakse. Ei, absoluutselt, ärge arvake, et ega see linnalegend on olemas. Ja linnalegend on olemas ja see on meie huumor lihtsalt. Tegelikult meil on hea meel, kui võiks sõidavad. Jaa, Karl-Martin Karlsson ja Erik Olesk. Vot nii, 10-9 klassi indeks. Siis võiks kausus olla küll. Kujutage pilti, kui saab finaali hetk näiteks, et mõlema keel selline jõks alguses läbi ja siis tea kumbki, kuigi me ei tea kumb siis nagu lõpuni liigub, aga siin maha lasta. Jaa, ja samas kiirustamine 20 vasakul ajal, 39 paremal ajal ja ajal 11.7.31 ja finaali. No traditsiooniline vahekokkuvõte siis ennem eliminaatorringe. Just, ma olen eelviimane igal juhul. Oma klassis või? Jah. Ossa kuramus. Et teine samasugune kutsikas on ainult minust aeglasem. Täna pole kutsikate päev. Kiirem kutsikas, okei, võtame positiivse osasid välja. Mis ma oskan öelda? 60 jalga on kehvad olnud, 2.89, 2.70 ja 2.66, noh, pole midagi head nagu. Ja ajad siis, mis ma sain kõige parema? 14.74 või? Et mitte midagi head. 14.74, tegelikult viimane sõit oli juba üsna okei. Labad töötasid, kõik oli okei. Tundus, et on kiire. Mõtlesin, et kurat, äkki läheb lõhki. Lasin maha lõpus lihtsalt, aga teada värk on, et siin võib rahulikult põhjas hoida ja tuleb ilusti indeksi aeg. Mul suht sama seis. Midagi kiita ei ole. Esimene sõit oli siis kohe 11.10, aga jõud oli ilmselgelt liiga palju, et logist oli näha, et enne 60 jalga käis 2 korda piire ees, puust kukkus ära. Ühesõnaga üks jama sõit. Teine sõit oli juba natuke parem, algus oli juba 60 jalga 1.88, hakkab looma juba ja siis mõtlesin, et okei, et hoian lõpuni peal, niisugune nagu ma ei tea, ma arvan, mingi 50 meetrine lõppu lasin korra gaasi maha, mõtlesin, et nüüd on, ütlesin kaamerasse ka, et nüüd kas on indeksi sõit või sõitsin lõhki ja tuli see viimane variant, et sõitsin lõhki 10.82, natuke liiga kiire ja kolmas sõit läks meelest ära, kus teine käik on, tüüp viga. Mõtlesin, et tegelikult teen ühe kiire käiguvahetuse, et saaks selle 60 jalga heaks, nagu, et saaks nii nagu teistel on siin niimoodi 1.8 piiri peal. Ei, kohe kui hakka rabistama ja kiiresti vahetama, siis lõpeb nii, nagu seal videos näha oli, et teine käik sisse ei lähe. Kuulsin ka, kuidas niisugune ere grindimine käis niimoodi, et atsa mõnusad metallised ääred tulid käigustist. Lasin gaasi maha, panin käigu sisse, sõitsin lõpuni ära ja mis oli 11.7, et noh, selle võib prügikasti tõsta kohe. Aga olen oma klassis siis teine, pole midagi hullu ja ootame siis eliminaatorpuid, et vaatame, kelle kokku lähme, et me teame, et üks by-run kuskil seal on sees, sest et üks auto kukkus minu klassist välja tehniliste probleemide peale. Ja võib-olla sõidab ka, ei, ma ei usu, et sõidab enam. Ja siis eks vaatame, kes selle saab, noh. No eeldatavasti peaks sul teine sõit olema, by-run. Tavaliselt nii on. Aga mis ma just vaatasin endal, mul on poole maa peal sama aeg, mis sul lõpus põhimõtteliselt. 10.0, 11, ei, 9.9 ja 10.5. Pole just midagi kiita, jah? Et see näitab, kui live siin on, et mis ma seal Räpina maanteel sõitsin ju indeksit, mis oli mul vist 8.88 või? Jah. Et siin üle 1,5 sekundit peaaegu on kuskil ära kadunna. Siin on ka hea võrdluspunkt, et see 10.82 sõit, mis mul oli ma poole peal oli 7.20 ja kui ma käisin uusi rehve testimas seal Mehhikos, siis ma sõitsin 7.03. Ehk siis tänava asfaldi peal sõitsin 0,17 kiiremini ja see ei olnud veel pingutades. Käiguvahetused on rahulikud. Sinna jäi veel liha luu peale. See näitab, kui keerulised olud siin tegelikult kiirendajate jaoks on siin ülevormel, et midagi rasket või tähendab, sorry. Midagi rasket ei ole. Midagi rasket ei ole. Nagu enne öeldi, nelikveolistega on väga lihtne sõita. Jah, kommentaatorid ütlesid, et ei, no sellega on nii lihtne sõita ju. No, tulgu sõitku siis. Kuule, aga nii ongi. Merts on ka persesti läinud. Särgid, mütsid, kõik lähevad koobaks. Nii et järgmistel võistlustel. Boksikaaslased on ostnud kõvasti. Noh, siin mõned on mööda käinud ka ostnud ikka. Siin kõikidel uued riided seljas, nii et kleepsud autode peal ja vot nii, kuule, aga siis ma ei tea, ootame eliminaatorpuid ja varsti sõidame jälle. Kohe peaks tulema need ka. Sõidame õhtuni välja ja ka sõidame poodiumite ära siis. Ärme hakka tagasi kõik on võimalik. Kordame eelmist aastat. Mina tahan korrata vähemalt eelmist aastat, nii et Karli, ma arvan, et ta ei taha korrata.
ta paremaks saada. Eelmine aasta ma ei rannud, vaatasin prangis, mul pole midagi korrata siin. Täpselt. Sul pole puud, millest üle hüpata, et sa paned nii puu paika. Ma võin sirge seljaga lati alt läbi joosta. Selle peal lõpetame praegu. Egas midagi. Tavaline menüü ja... Pole midagi uut siin. Et sõitnud juba päris palju kordi ja käikusi mööda pand ja sisse pand ja ega siin lihtsalt peab sihtima ilusti ja rahulikult oma asja tegema, et ei tohi mingit plähma teha ja normaalne reaktsioon, no nagu ikka, ühesõnaga. Teeme ära, noh. Tehtud! Eliminaator 2, kõrval on meil üks Hellcat või siis põrgukiisu, ka päris kiire auto, aga tagaveoline, ehk siis siin sama jama, et pidamisega on jama, aga anname parima endast. Inke Lilleväega Karl-Marki Karlsson. No Karl-Markini on ikka väga stabiilne mees. On ja ka tema auto on ilusti välja peetud. See on üks Audil üks kupee esimesi tegevaid, mis tuli. See on ka Maikerika väga Küll vaata, et ikka oleks punast võtnud praegu. Ma imestan, et see punane pildind ikka. Ja võid! Karlsson siit sõidust edasi 11,48 versus 11,38. Vaata ikka. Kus see kurat neljas käigi taht sisse minna? Jäi midagi mõtlema kõvasti, noh. Kurat, nii palju vigasid täna, noh. See ei ole üldse hea, aga vist tuli ära seekord. Aga noh, Kristo oli kõvasti tulda. Kaimle Hannes Rivik vasakul rajal ja Karl Amekat paremal rajal. Nii, reaktsioonid 0.55 vasakuna, 0.27 paremrada, 60 jalga 2.72 vasakul, 2.62 paremal.
poole maa peal 9-7 vasak, paremal ajal 9 paremal vasakad ajal ja ajad siis 14-46 vasakad ja 14-62 parem rada. Parem rada läheb edasi. Poolfinaal, kõrval kollane Mustang. Nagu ikka, rahulikult hea reaktsioon, õige käiguvahetused ja prooviks ikka 4. ja 2. sisse saada. Ilma sõvale Karl-Martin Karlsson siin. Jaa, kodus! Jee! Oi, plää, ei tea, kas õnnestus või mitte. Olemas, võit! Haha! Yes! Yes, olemas! No, lõpetame ära selle asja. No. Ma ei tea, võistlus läbi, järgmine päev, kodus tagasi. Ma lõpetasin enne sind. Jaa, esimene lõpetaja, tõesti. Kuule, aga oli veel päris kiire päev. Palavus oli räige ja tegelikult mu viimase 2 sõidu juures oli juba siuke unekas peal ja siuke väsimus, et ime, et üldse midagi tehtud sai, aga sai. Finaalisõit oli siis, mis meil oli, mingi 0,00 midagi oli see vahe. See oli päris napp, jah. Et videos kahjuks see vist, ma arvan, välja ei tule, aga ma kõrvale vaatasin niimoodi terve aja sõidu, et siis oli vist mingi stange jäi sinna vahele niimoodi ja igaks juhus mõtlesin, et kuna ta oli suhteliselt indeksill, et siis lasen nagu grammikene lasi maha, aga siis vaatasin, ai kurat, ikka ei saa ja siis panin uuesti peale veel ja siis tuli see stange nagu ära.
aga mis see aeg oli, ega varu vist isegi oli veel ju? Ja varu oli tegelikult ja 11, minul oli jälle mingi 11-1 midagi ja vastasel oli 10 midagi nagu nii-öelda, et päris, see oli vist kõige suurem vahe, mida ma näinud olen ja ikkagi võitsin nagu. Et see on, minge vaadake viimast videost, mis me nüüd üles paneme enne seda videot praegu, kus me Kaarliga räägime, et kuidas need vahed saavad tulla, et ise küsisite ja Kaarl vastas ära teile siis. Kuule, aga järgmine etapp siis õige pea või? On mingi muutusi ka plaanis või? Seal vallas? Mõtlen. Jaa, on küll tegelikult. Nii. See kiirusandur, mis ma panin Cardani poltide pealt lugema, selle kinnituse ma tahame ümber teha. Praegu ikkagi täisgaasi kast liigub, või kogu see asi seal liigub nii palju, et ta on praegu mul nii-öelda kere küljes kinni praktiliselt, on ju. Et ikkagi seal nii palju liigub see kogu süsteem, et ta vahepeal kaotab selle signaali ära. Ühesõnaga ma tahaks, et ta ei kaotaks signaali ära, sest siis ma saaks hakata vaikselt seda automaatrežiimiga käiguvahetust või saaks neid kiiruseid ja asju hakata timmima, sest ta kiiruse järgi vahetab, on ju. Siis ma saangi seal panna, mis iganes kiirus, siis vaheta järgmine käik, on ju. Aga kui teil signaali ei ole, siis ta ei saa nagu millestki arvutada seda. Või ühesõnaga. Tuleb natuke parendada, siis saab selle toimima, saab pea ise enam kõik vahetama. Siis on iga kord juba ütled gaasi põhjapilve ja ei tee rohkem midagi. Aga praegu ongi siis see, et kuna sul seda head referentsi ei olnud, et sellepärast sa pead manuaalrežiimis iga kord vahetama. Põhimõtteliselt küll, jah. Et tegelikult, kui saaks selle asja korda, siis ta saaks ju kütust järjest maha keerata seni ka, kui neil indeksi pill nagu. Eeldusel, et reaktsioon on hea. Nojah, ega selles suhtes indeks on indeks nagu. Indeks on indeks, jah. Okei, seda küll. Reaktsioon on juba enda teha. Seda küll, jah. Sõit on ikka vahet ei ole, reaktsioon võib sul ju sekund ka olla, ega ET tuleb ikka ühesugune. Kui auto nii-öelda on, kõik olud on konstantsed, siis ei ole vahet ju. Aga täna nägime tegelikult või siis eile, et ega väga ei olnud. Minu meelest rada ikka muutus päris palju päeva jooksul. Ei, seda muidugi, jah. Et see, mis mul, see seade tegime siin kvali 2, et tõmbasime 10.82. Selle ma jätsin peale, et oleks kerge eduma olemas ja mida sõit edasi, seda kehvemaks läks nagu, ma ei tea, Jaa, aga ma arvan, Tartu on nagu väga selles suhtes ekstreemne koht, nagu, et selle põhjal ei saa küll autot nagu ei tasu järeldusi tuunida või selle põhjal midagi üles heitnuma hakata, sest et me nägime, et OL sõidavad ka mingi 9 kõrget nagu ja teevad 400 meetrit pika burnout'i lihtsalt ja see on põhimõtteliselt kõik, Et siin ei ole midagi konstantset, et kui sa vaatad timeslippe ka, siis iga sõit on praktiliselt erinev. Täiesti, Et mis siin on 2.66, 60 jalga ja poolmaad 9.9. Samas poolmaad on ja need on isegi päris sarnased sellel 2 timeslipil vähemalt, mis siin on. 10,5, pool sekundit vahet juba. See on nagu päris palju tegelikult. Jah, tegelikult kogu aeg gaas põhjas. Midagi muuda, Ma ütlen, et selle põhjal ei saa nagu väga järeldusi teha, aga ilmselgelt oli päris libe, on ju. 2.7, 60 jalga näitab, et sealt koha pealt lihtsalt minema ei saanud. Ja mul ei trägi ka peal ja vapustavad 0-100-ni ajad tulid mingi 7,5 sekundit ja mingi siuksed nagu. Päris brutaalne tegelikult. Et mul eelmine aasta, ma ei mäleta, kas see oli Speedestil või siis oli Haapsalus ühe korra oli mul ka ja siis oli 5.65. Ma arvan, et Haapsalus 2 sekundit on vahe 0-100-ni. Päris raju tegelikult, Aga see ka näitab hästi, et kui raske on nagu muutuvates oludes tagaveelise autoga, millel ei ole slick reffi. Et minu vastane sõitis seal päris ikka nagu kurat, ikka pool lauda lai mingisugune papoli all korralik siukene ja tal oli pidamine, sõitis ilusti indeksit ja pani mingi 10.95 pani mingisuguse selles helikas ilusti ära. Et tal oli minekut oli, et tal oli esimene ots oli väga tugev, aga tundub, et tagaotsas nagu jõud veits vajus ära ja seal ma jõudsin siis tõmbasin 4. sisse ja jõudsin järge aerutada ilusti, et see väikene varu, mis meil siin autos sees on, et see päästis välja minna, et alguses, et kui sa selle oleks alguses püssi põõsasse visanud, et siis saaks päris kiiresti see ära lõppen nagu see poole peal. Aga tuli välja ja tuli jälle üks karikast koju, et nüüd on mul vist neid Speedesti esiklaase on 3 tükki ilusti riiulis. Toma jagu, Mina ühtegi saanud, jah. Sain kohe esimeses hellikas kotti ja... Aga mis seal valesti läks? Reaktsioon ikka või?
ma ei tea, reaktsioon põhimõtteliselt küll jah. Noh, 0,55, ma ei tea, mis seal toimus, ma ausalt öeldes ma ei oska kommenteerida seda jama. Aga vastane oli ees nagu konkreetselt ja tema tegelikult lasi maha ka, nii et ega mina sõitsin täisgaasiga, siin lihtsalt see oli full põhjas nagu. Aga noh, ketskis ringi ja uisutasin seal 3. käiguga videost veel näha. 3. käiguga tõmbas, teisega tõmbas natuke risti, 3. tõmbas ikka kõvasti rohkem risti. Ma ütlen, noh, väga veider, noh. Aga huvitav on selle, et selle suure libedusega tuli nagu üle pika ja üks kõrgemaid tippkiirusi lõpus. Ja mul oli ka see, kui ma käigu mööda panin, teise käigu, siis mul tuli 220 lõppkiirus, kui ma peale võitsin. Et see oli vist kõige suurem lõppkiirus, mis minu klassis oli üldse, et siis ma kütsin nagu gaas põhjas lõpuni, et kordagi maha ei lasknud. Et päris korralik, aga ma ei tea, mul ei ole midagi muuta, kõik tundus okei olevat. Refid tundus, et töötavad, aga ma mingisugust lõplikku järeldus ei teeksin ja ma tahaks ikkagi näha, mida nad seal liimi peal või siis vähemalt kummi peal kiltsil teevad. Et nüüd Capybara 2 nädalat ja me juba sõidame jälle. Kindlasti on parem 100%. Pole mingit kahtlustki nagu. Ja minu lootus ikkagi sinna stabiilsesse 1.75, 1.73 tagasi saada, nagu meil eelmine aasta wildcardsil oli, vaata, et auto istus maha ja läks lihtsalt. Ma arvan, see peaks ikka paremaks saama, jah. Olud on ju paremad. Tegelikult ei saa, sest et point on selles, et see esimene käik, vaata, millest ma rääkisin, et kui ma hakkan seda rabistama, siis on kohe miss shift ja teine sisse ei lähe. Kuidas Kukk näiteks saab? Pean küsima talt. Panen küsima, äkki ta räägib mulle oma firma saaduse välja, et kuidas ta saab seda teist käiku. Tal on ju sarnane setup sees suhtes. Jaa. Aga kes teab, mis shifter tal ja kuidas see asi on seal, ega me ei tea. Hää küll, mis me räägime siin, jah. Ma arvan, siin tulebki nüüd... Ma arvan, see video, kui te seda videot vaatate, siis me oleme juba kiltsil tegelikult. Järgmine tuleb kohe jälle võistlusvideo. Jah, pärast seda tuleb jälle Capybara, drag race ja oleme jälle võistlus tules, et siin on päris tihe graafik, aga see on siis 5. võistlushooajas, nii et praegu on 2 minna siis veel. Kas meil jäi Mertsiga alles või? Kuule, päris okeilt läks seda asja, et me peamegi nüüd inventuuri seal kastides ära tegema, või nüüd see läks küll pluriseks, suumi tagasi. Peame inventuuri kastides ära tegema ja käppe ma nägin, et on 2 tükki enda alles. Et see läks päris okeilt, nagu ei saa kurta. Särke läks ka, aga peab vaatama mingi eri suurusi uusi välja võtma ja panema saatma trükki, et oleks võtta. Kuule, aga nagu ikka, visake like ja aitäh vaatamast, et meile kaasa elate, et fännid tulid, viskasid käppa ka, ütlesid, et kuule, et äge, et asja teete ja sõitke edasi ja tehke videosid, nii et me siis jätkame veel. Nii kaua, kui te jätate häid kommentaare, nii kaua jätkame, aga kui te enam ei jäta, siis me lõpetame ära. Või kui garaaži rendileping otsa saab. Või kui garaaži, täpselt. Aga siis me paneme räägigruppi, et otsime garaaži, et küll keegi meil katuse alla võtab. Davai, tšau.